jagan teile lugu sellest, kuidas ma vähist välja tulin. See oli umbkaudu 4 aastat tagasi. Ja sellest veel eelnevad 4 aastat olin ma lümfi vähiseisundis. Ehk siis minu diagnoos oli Hodgkini lümfoom. Ilmselt te teate, et haiguste puhul öeldakse ikka seda, et kui sa tahad nendest vabaneda, siis sa pead jõudma juurpõhjuseni. Ja nii ma seda juurpõhjust siis otsima hakkasin. Mida me tihti ei tea, on see, et neid põhjuseid ei pruugi olla mitte üks. Vähi puhul on neid põhjuseid lausa õige mitu. Kindlasti on vaja käivitajat, kindlasti on vaja soodsat organismi keskkonda. Ja siis midagi peab seal olema all. No, käivitaja sain ma väga kiiresti teada. Selle all, nii-öelda see kehaline põhjus oli siis see, et ma olin olnud üsna pikaaegselt valinud pigem sellise väga tervisliku toitumise viisi. Ja nüüd olin just jõudnud selleni, et kõik on toit, mis pirtsutamine. Ja sa jõudsin kuidagi teise äärmusesse. Ja selle tagajärel viisin oma keha üsnagi happelisse seisu. Tarbides palju kohvi, valides söögiks, mis iganes isutas, ja kuna ma olin senini väga palju vältinud nisu, siis nüüd ma hakkasin just seda nisu valima. Ja parasjagu oli ka just see periood minu elust, kus ma tegin eriti intensiivselt juuksuritööd, ehk ma olin ka väga tugevalt ja palju keemilises keskkonnas, ja selles salongis ilmnes siis hiljem, et puudus korralik ventilatsioon. Et ka seda keemiat sai palju sisse hingatud, lisaks pikad tööpäevad ja väga selline juhuslik toit, lihtsalt nii, et kuidas töötamise pauside ajal nagu momenti siis jäi. See selleks. Saades diagnoosi